Täna jagan sinuga 3 kindlat tehnikat, mida on põlvkondade kaupa salaja kasutatud, et panna need viljapuud, mis pole aastaid vilja kandnud, taas vilja kandma. Nii et kui sinu puu ei kanna vilja, siis pane hästi tähele, sest need 3 meetodit üllatavad sind uskumatul moel. Ja mis kõige parem, me rakendame neid praktikas asjadega, mis meil juba kodus olemas on. Kas alustame? Hästi, alustame esimese meetodiga. See meetod on väga harutär. Ja ma olen kindel, et väga paljud inimesed pole seda kunagi varem näinud. See on väga vana tehnika ja lisaks ka väga lihtne teha. Ja selleks, et seda teha, peame kõigepealt otsustama, kus me seda teeme. Selles olukorras teen ma seda selle noore sidrunipuu põhivarrel, sest see on noor puu ja võimaldab mul sulle kõige paremini näidata. Aga sa võiksid seda teha ka natuke allpool või natuke kõrgemalti veel. Sellega pole mingit probleemi. Kui oleme koha välja valinud, vajame hästi puhast ja desinfitseeritud nuga. Kuna see puu on veel noor ja tüvi pole väga paks, teen umbes 1 tolli ehk 2 või 3 sentimeetrit pikkuse lõike. Ole vaja teha midagi väga suurt. Tegelikult teeme 2 väikest 3-nurgakujulist liiget. Vaata, just nii. Kui need 2 lõiget on tehtud, tõstame noa otsaga väga ettevaatlikult selle väikese koorekeele üles. Teeme seda aeglaselt, rahulikult, kuni see kergelt puidu kiljest lahti tuleb. Ja vaata, kuidas see välja mäedab. Just sellest tulebki selle meetodi nimi. Nüüd võtame väikese tükki aloe verat ja määrime seda kogu haavale, eriti lõigete servadele. See aitab meil hoida piirkonda puhtamana ja soodustab paremat paranemist. Kui see on tehtud, võtame tavalise hambatikuga ja paneme selle koore alla, et see jääks veidi üles tõstetud. Ole vaja seda liiga palju üles tõsta. Lihtsalt nii, et jääks väike vae. Nüüd, kui pulk on paigas, võtame väikese tüki riiet või lappi ja keerame selle ümber, et kõik oleks korralikult kinni. Mulle meeldib kasutada riiet, sest see laseb koore hingata ja seda on hiljem väga lihtne eemaldada. Ja lõpetuseks puistame kogu haavale veidi jahvatatud kaneeli. See on midagi, mida peaaegu kõigil meil kodus olemas on ja sellel on väga head seenevastased omadused, aidates kaitsta piirkonda, kuni see paraneb. Ja just nii see peakski välja näema. Nüüd sa ilmselt mõtled, miks me seda kõike teeme. Sest see väike kontrollitud kahjustus sunnib puud reageerima. Puu saab aru, et selles piirkonnas toimub midagi ja aktiveerib oma kaitse ning taastumismehhanismid. Ja sageli, kui viljapuu pole aastaid viia kandnud, soodustab selline stiimul tulevast ritsemist märkimisväärselt. Samuti on hea teada, et selliseid meetodeid tehakse tavaliselt talve lõpus kuni vara kevadeni, sest just siis hakkab puu aktiivsemaks muutuma ja suudab paremini reageerida. Ja kui see meetod sulle meeldis, siis ole valmis, sest järgmine on veelgi üllatavam. See on tehnika, mis pärineb vanadelt roomlastelt. Kujuta ette üht meetodit, mida kasutati juba 100 aastaid tagasi ja mis töötab tänapäevalgi hämmastavalt hästi. Ja mis kõige parem, seda on isegi lihtsam teha kui eelmist. Nii et pane hästi tähele, sest läheme järgmise meetodi juurde. Hästi, liigume teise meetodi juurde, mündimeetod. Ja ütlen sulle kohe ära, see on tõenäoliselt kogu video kõige lihtsam meetod. Selleks vajame ainult 2 asja, väikest münti ja tange. Asjad, mis on praktiliselt kõigil kodus olemas. Ja tasume asja kaluda. Kõigepealt otsime tüvelt puhta koha. Koha, kus mint saaks korralikult kinni püsida. Kuna ma töötan praegu noore puuga, siis teen seda umbes tüve keskoha peal, siin samas piirkonnas. Nüüd võtame mündi. Suurus ei ole oluline, kuigi tähtis on, et see vastaks tüve jämedusele. Kui tüvi on väga peenike, kasutame väikest münti. Kui münt on käres, asetame selle koore peale. Ja nüüd võtame tangid ning hattame seda vaikselt kinni suruma, kuni münt püsib ise paigal. Ja valmis, just nii see peakski välja nägema.
Muide, kui sul on palju suurem puu ja jämedama tüvega, siis paljud inimesed teevad täpselt sama. Aga tangide asemel kasutatakse väikest haamrit, et münt korralikult koore külge tinnitada. Nüüd võtame väikese riidetüki või lappi ja keerame selle ümber tüve. Lihtsalt kasutame riiet selleks, et münti kindlalt paigal hoida ja vältida selle maha kukkumist. See peab jääma korralikult kinni, just nii. Nüüd, nagu eelmise meetodi puhulgi, mõtled sa ilmselt, miks nii lihtne asi nagu münt võiks toimida. Ja kui me lööme selle mündi osaliselt puukoore sisse, tekitame me väikese kontrollitud vigastuse ning puu, nagu ka eelmise meetodi puhul, saab aru, et ta on ohus, mistõttu ta aktiveerib automaatselt oma kaitsemehhanismid. Aga mida ta siis teeb? Ta püüab paljuleda. See tähendab, et ta hakkab õisi tootma ja seeläbi suurendab võimalust anda palju rohkem vilju. Ja just selle pärast on see põlvest põlve edasi antud meetod tänaseni üks kõige tõhusamaid, mida sa leida võid. Ja ausalt öeldes ka üks kõige lihtsamaid. Aga millal peaksime seda meetodit kasutama? Nagu eelneva meetodi puhulgi, on kõige parem seda teha talve lõpus kuni varakevadeni. See on aeg, mil puu hakkab aktiivsemaks muutuma ja mahl liigub palju intensiivsemalt. Ja nüüd ma näitan sulle üht kõige lihtsamat, aga samas ka üht kõige vähem tuntud meetodit, mis olemas on. Ja mis kõige parem, me ei kasuta ei nuge ega mõnte, vaid ainult väikest roogu või taimepulka ja tükikest riiet. Seda meetodit tuntakse punumismeetodina ja kuigi see tundub liiga lihtne, et toimida, annab see tõeliselt üllatavaid tulemusi. Nii et pane hästi tähele, sest teeme selle samm-sammult läbi. Ja selle tegemine on väga lihtne. Selles näites teen seda väikese avokaadoga, et sa näeksid seda palju paremini. Kõigepealt paneme väikese roopulga või taimetoe ühe haru kõrvale, mida tahame töödelda. Nüüd väga ettevaatlikult. Hakkame oksa ümber toe painutama või punuma. Just nii. Kui oks on juba paigas, võtame mõned riidetükid ja kinnitame oksa punutise toe külge. Lihtsalt keerame mõned ringid ümber ja jätame selle korralikult kinni. Ja nii see peakski välja nägema. Aja jooksul kohaneb oks toe külge, kuid selle kohanemisprotsessi käigus märkab puu, et midagi on muutunud, et selle oksa juures on mingi jõud või muutus, mis pole tavaline. Just see väike häiresignaal ongi sageli see, mis paneb puu reageerima. Viljapuu tõlgendab olukorda kui võimalikku stressi ja püüab ellujäämise nimel paljuneda. Ja kuidas ta seda teeb? Nimelt tootes õisi ja hiljem vililo. Ja nüüd kirjuta mulle kommentaaridesse, kust sa mind vaatad ja mis puu sul probleeme valmistab. Kui sul on viljapuu, mis ei õitse või ei kanna vilja, anna mulle teada ja ma loen hea meelega ning püüan sind aidata. Ja kui sa pole veel tellinud, pane kindlasti like ja jaga seda videot kellegagi, kellele taimed sama palju meeldivad kui sulle. Kohtume juba järgmises videos.